Kas otsid oma ärile uusi kasvu- ja innovatsioonivõimalusi, siis oled jõudnud õigesse kohta. Kasvuminutite saates sukeldud kiire innovatsiooni ja koosloomemaailma, kus räägime sellest, kuidas luua kaasaegseid ja kasutajasõbralikke digiteenuseid. Mina olen saatejuht Andres Kostiv, disainisprintide ja strateegiasprintide agentuurist Futurist. Saate külalisteks on oma ala eksperdid, kes jagavad oma kogemusi erinevatest metoodikatest ning arutame koos, kuhu on trendid mujal maailmas liikumas. Alustame koos kasvurännakut. Tere, head kuulajad! Minuga on täna Dentsu strateegiajuht Anna Kuulmann. Tere! Tere! Kes on lisaks varasemalt juhtinud Eesti esitluskeskust, Estonia Briefing Centrit ja siis konsultandina vedanud mitmetele klientidele turundusstrateegia ning digitransformatsiooniprojekte, et sa oled igasuguseid asju sinu poole on lennanud, et sa oled need siis vastu võtnud ja ära korraldanud. Ja täna siis, kuna Futurist tegeleb siin ka strateegiapäevade läbiviimisega ja siis ma mõtlesime ka, et täna teeks ja toote-teenusejuhid, kes meil kuulavad, on ka strateegiaga pistmist aeg-ajalt, nii tootearenduses kui ka turunduse poole pealt ja muud midi ka ja juhtkonna poole pealt. Ja tänase saate teemaks on siis, mida silmas pidada strateegia loomisel, et see on see kese meil. Aga võtame siis korraks nagu maha, sen hetk korraks Annaga tuttavaks saada, et võib räägida natuke endast, enda kogemusest ja kuidas sa siia punkti oled jõudnud, kus sa siis praegu oled ja miks sa siin oled. Jaa, see teema on suurepärane minu arust sobivusel ka, et mis minu huvid ja praegused väljakutsed on, et aitäh kutsumast ja meelega räägin oma kogemusest ja õppetunnidest, et minu karjäär on olnud, ütleme nii, väga värvikas, et see eksperimenteerimine ja huvi ja drive on mind siia toonud tänaseks, kus kõik algas müügist, müügijuhtimisest, telefonimüügist, pangas müügist, igasugust, mis viis edasi turundusse. Meediaagentuuris veidikene juba hakkas minema ja siis olen viimati digimuutustega, digitaalse transformatsiooniga seda õppinud ja teinud just Estonia brändi raames, kus me IKT-sektoriga tegime koostööd, nii et nii kohabränding kui ka siis IKT-sektori toetamine nagu turunduses ja laiemalt on olnud minu südames. Ja siis tuli siuke väike paus, sest Eesti IVE probleemid on lahendamata, oli vaja sellega veidi tegeleda, et see on oluline. Oma osa sisse. Absoluutselt, aga siis ongi nagu päris naljakas, kuidas turundus ja siis see digiosa on minus siis kokku tulnud ja siis pikalt mõtlesin, kuidas need siis abielluda oma vahel. Jaa, täpselt. Et siukene hea laulatus, hea match. Aga ma korraks kuulasin siin tähelepanekut, et sa nagu olid seal meediaagentuuris varem nagu ringiga tagasi või mis see Dentsu praegult on, kus sa tegutsed? Kes on Dentsu täna? Jah, sellega on pikem lugu, jah, ma olen CMS-i agentuuris, see oli 2006, olin meediaplaneerimisega tegelenud aastake, siis tuli kriis, siis oli kõigile raske ja siis juhtus nii, et ma siis vahetasin oma ametit ja põhimõtteliselt, kuidas ma Dentsusse tulin, oligi, et ma lähenesin oma peale lapsi karjäärimuutusele väga strateegiliselt. See võttis küll paar aastat. Analüüsisid korralikult. Jaa, see oli tegelikult karjääri coaching ja strateegiline programm, kus ma unpackisin, mida ma oskan, mida maailm tahab, mis on minu väärtused, mis on minu hoiakud, missugust kultuuris ma tahan töötada, missuguste inimestega ja siis tekkis selline ka enda sissevaade, et mis ma inimesena olen lisaks nendele oskustele, mis tööalaselt tulevad, mis on need loomulikud asjad, mis siin sütitavad, mis lähevad ja lendavad. Siis tuligi välja, et mul on see Futurist, Gallupi testist Futurist, ehk siis vaade tulevikku, strateegia, ehk siis strateegiline mõtlemine, kommunikatsioon ja see parendamine on minu põhi nagu asjad. Ja siis, kui sa paned nüüd kokku, ma saingi aru, et strateegia ja sest elluviimine tihti jääb taktikaliseks ja veits igavaks, ehk siis see mind kaua ei suuda köita. Ja siis saingi aru, et otsin strateegilist tööd
kusjuures töötubadest ja sprintidest rääkides, et noh, alati tehakse mingit pilootprojekti või testimist on ja see on üks osa sellest. Ja siis ma tegin selle pilootprojekti, et ma tegin ise turundusstrateegiaid, brändistrateegiad siis erafirmana ja siis tegin ka koostöös agentuuriga Velvetiga tegime selle Lääne-Virumaa koha strateegia, kus ma turundusstrateegina olin kaasas ja see oli minu piloot, mis oli väga õnnelik. Ma sain aru, et see on täpselt see ja Dentsusse sattusingi sisuliselt strateegiajuhina nii strateegiat Dentsu jaoks teha agentuurina kui ka meie kõikide klientide jaoks. Just, et ma, kui nüüd nagu tagasi peegeldada, et ka meil Futuristi nagu eelmine aasta kõige suurem tööde maht oli ka nagu strateegiapäevade läbiviimine kui selline, aga seal oli see suurem pool just selle elluviimise poole peal, aga millest sa räägid, et see strateegia loomine, see on nagu tegelikult tihti palju suurem töö, eks ole, et seda nagu panin tähele. Aga miks, ütleme, et strateegiaga seonduvast, et kui sa varasemalt nagu Estonia Briefing Centeri juhtimisega pikalt tegelesid ja et mis sa nagu strateegia loomise osas oled nagu selle ajaga võib-olla juurde õppinud või nagu kogemusega juurde saanud, et võib-olla mis sinu vaade nagu strateegiale nagu täna võrreldes ütleme 5 aastat tagasi, et nullist näiteks strateegia luua ettevõttele, et just et nagu see loomise faasis, mitte elluviimise omas veel? Alguses see oli pigem, ma ütleks, strateegiline planeerimine, ehk siis kui sa tegelikult mõtled nagu kuidas ja mida teha, mitte nagu miks. Et see on operatiivsem rohkem. Et see on operatiivsem, see on taktikalisem, see on lühinägelikum ja see on väga konkreetne, detailne ja see strateegia loomine ja strateegia elluviimine on 2 väga erinevad asjad. Et kui Dentsus me oleme väga head klientide, eriti globaalsete klientide strateegia elluviimisega, oleme aidanud siis kohalikke kliente ja Baltikumi kliente, me saame palju rohkem nõustuda strateegiliselt, mis eeldabki, et me saame pakkuda sellist strateegilist loomet. Me teeme ka neid turundusstrateegilisi töötubasid, mitte nagu äristrateegilisi. Nad on seotud, sest ärilised eesmärgid ju tegelikult dikteerivad seda, aga ja mida suurem ettevõte, seda vähem me seda strateegilist protsessi saame vedada. Aga selleks, et Dentsusse tulekuga mina tõin seda kompetentsi, mida ma sain ka Austraalia ülikoolis, ma õppisin seal turundust, õpin veel magistris, sest austraallased teadavasti teevad väga head turundusasja ja seal minu tööriistakastis on hästi palju erinevaid tööriistu, mis, ehk siis raamistikud, erinevad analüüsi plokid erinevate klientide probleemideks, mida me saame rakendada ja siis Dentsus ma töötasin välja strateegiaprotsessi, kus on hästi süsteemne, struktureeritud protsess, kuidas sa unpack'id seda kõike, mis on väliskeskkonna mõjud, trendid, missugused kliendisegmendid kasvavad kõige kiiremini, kuhu on mõistlik fokusseerida, siis vaatad sisse, mis organisatsioonilised võimekused, väärtused, ressursid on olemas, et sinna jõuda ja siis otsustad ja aitad koos läbi SWOT-i siis oleneb, kas see on business to business, seal on ühed tööriistad, business to customer oleksid nagu teistsugused tööriistad, et äriettevõtlus on nagu palju keerulisem, seal on teised raamistikud ja mudelid, aga kokkuvõttes sa vaatad sisse igale poole, mida paremini sa analüüsid, seda paremini otsuseid sa saad teha ja siis sa mõtled nagu, sul on olemas raamistik, et kuidas me siis meie tugevused, nõrkused omavahel siis sobitume ja siis hakkab see strateegiline planeerimine, kus ongi eesmärgid ja muud asjad, et täna me siis Dentsus pakume klientidele strateegilist planeerimist turundusele, brändidele, uuringuid, meil on
üks suurim, üldse Eestis suurim oma tehtud 3000 vastajaga tarbijauuring, kus meil on nagu andmed kogu aeg olemas klientide jaoks, mis aitab meil meedialahendusi paremini teha ja siis teeme ka töötubasid tänu kogemusega sinule. Ja ka mitu töötuba, mis me tegime disainisprindi, mis oli, ma arvan, siis kui oli koroona algas äkki või? Oli disainisprint. Et mulle Futurist ise ju Estonia brändi koha pealt, kus koroona oligi, et meil oli väga väärtuslik mitu korda strateegiline koostöö, kus kogu tiimiga kaasasime neid, et mõelda, mida edasi teha ja see oli kõigile väga silmi averdav kogemus ja see oli ka väga tulemuslik, kui tänu sellele me saime selle COVIDist väga hästi digimuutustega toime tulla. See oli see, kui ma õieti mäletan, see oli vist see VIP-teenus Estonia Briefing Centris, siis kui keegi siia ei lennanud ja kõik kukkus kinni. Või vaja ära teha. Ja et sellest sündis pärast online planeerimise süsteem ja minu teada ka siiamaani toimib see hästi. Ja, ma käisin vahepeal piilumas, et natuke disainitakse ümber ja ikka töötab veel, et see on nagu tore. Aga ma ise ka Tentsu, Futurist on ise Tentsu klient olnud, et me teame ka, et kogu see turundus- ja brändistrateegia on teil tugevus, globaalne tugevus, me oleme ise ostnud ka Google Adsi strateegiat ja Google Adsi teie kaudu ja selles mõttes on hea näha, et te võtate nagu laiemalt seda asja, et see ei ole ainult, et nagu meedia planeerimine, meedia ostmine, vaid see on ikkagi kogu sellel nagu brändistrateegia, turundusstrateegia, minugi pärast ka müügistrateegia, kõik on väga seotud oma vahel tegelikult ja võib-olla mis mul nagu kõlama jäi ka see, et kui ma näen ka strateegia loomisel niisugust kahte suuremat võib-olla etappi, või elluviimisel, et sul on nagu, kõik hakkab sellest miks küsimusest, on ju, ja võib-olla siis tuleb järgi see kuidas, kuidagi operatiivtasandil ja siis see kes ja millal, et see läheb nagu hiljem, eks ole, et see on ju see taktikaline või juurutamise pool, et nagu nii erinevad faasid ja vahe pole, kas see on sul üldine ettevõtte strateegia, nüüd konkreetne turundusstrateegia, müügistrateegia, minegi pärast kas või UX-strateegia, et ühesõnaga, tegelikult nad töötavad sarnaste raamistikega, et käivad, kontrollivad neid väärtusi, miks asju ja et selles mõttes on nagu väga äge. Aga mis suuremat vahet, sa natuke siin paari sõnaga mainisid ka, aga võib-olla oma kogemusest, et just strateegia loomises versus strateegia elluviimise juures, et kus sa selle nagu kiilu paneksid, nagu, et vot, siit edasi hakkab rohkem see elluviimise ots ja kus nagu loomise ots ja võib-olla mis sul tundub, et palju energiat, kas võrdselt kulub või ühele poole rohkem või mis sa tahad jagada? Minu arust nad on erinevad asjad siiski, sest strateegia loomine on eesmärkide seadmine ja fookuste seadmine, ehk siis üldise suuna seadmine, et mida me tahame saavutada. Ja väga tihti see ei ole üldse inimestel, ettevõtetel realistlik. Et see kes ja kuidas ei ole veel nagu tavaliselt kaasatud? Sest see kes ja kuidas see on hästi fluiidne ja see peabki muutuma. Palju rohkem võib-olla, sest see siin on hästi palju eksperimenteerimist ja mõõtmist ja seda kõike on vaja teha, et kas see tegevus viib mind strateegilisele eesmärgile kaasa, ehk siis üks asi on nagu sissepoole vaatamine ja siis arusaamine, et kuhu me tahame jõuda, miks nagu me seda teeme, et mis on see, mis ühendab meid ja mis viib meid edasi ja siis, et kuidas me selle saavutame, on see operatiivne osa, kus ongi ressursid, planeerimine, tegevuskavad, vastutajad ja kõik need sellised asjad juba tulevad mängu, et see on palju keerulisem. Jaa, aga mul tundub, et ma korraks mõõdikutega teema on ka siuke teema, et ütleme, et lepime kokku mingid eesmärgid, väga hea, kui nad on kõige minu meelest need hullemad strateegiad on alati mingid rahalised eesmärgid või palju me kliente juurde saame, selles mõttes. Aga mul siin mõni aeg tagasi käis Mobire juht ja nemad ütlesid, nende eesmärk oli, et need ei olnud rahaline, ei olnud palju kliente, lihtsalt põhimõtteliselt, et meil on, ma ei tea, mingi 6000 autot on autorendis, mingi aasta lõpuks, et siis kõik püüdleme selle poole, mis iganes te teete, et kas te hoolduse poole peal või müügi poole peal või klienditeeninduse või raamatupidamise, et kõik teate, et me kõik, mida iganes me iga päev teeme, et me jõuaks selle 6000 autopargini, et mida saab nagu rentida. Aga mis sul tundub, et nagu see mõõdikute poole peal,
et kui liiga vara tormata neid mingit, noh, me nägime siin KPI-d, OKR-id, mingid muud conversion metrics something, eks ole. Et kas pigem strateegia loomise poole peal need mõõdikute poole liikuda sinu kogemusest või elluviimise poole peal? No strateegia loomise lõpuks sul peaks tekkima mida, noh, et mis on asja, miks me neid asju teeme, mis on meie suund ja kuidas me teame, et me oleme õnnestunud, mis tähendab, et kus see strateegia loome lõpeb, algab elluviimine ja see ongi see hetk, millal me siis defineerime meie suured eesmärgid, nad peaksid olema kindlasti mõõdatavad, nad peaksid olema realistlikud, nad peaksid olema selgelt kommunikeeritavad, nad peavad olema saavutatavad. Kõnetavad. Ja, eks siis inspireerivad ka, noh, näiteks meil oli ühes, noh, kuna see on avalikult, me oleme no, siis Virumaale püüdnud, siis eesmärkide seadmine oli üks meie töötubadest, mida me tegime seal turundusstrateegia osas, sest see oli 9 valda. See oli päris keeruline ja siis, kui me andsime võimaluse ise otsustada, mis need turisminumbrid, kuidas nad peaksid kasvama, siis ambitsioon lendas täielikult kosmosesse, et noh, et me tahame näiteks, et 50% rohkem meil oleks umbes, noh, see ei olnud täpsed andmedega, et me tahame sellist numbrit turiste saavutada ja siis, kui me vaatame peale, et tegelikult noh, selleks, et nii palju turiste saavutada, kõik Eesti turistid, mis üle muidu maakondadest nagu tulevad, peaksid siis nagu ainult siia tulema, siis noh, me saame aru, et see ei ole ajalooliselt olnud võimalik. Suur veepark olema ja siis peab olema suur teemapark. Ja peab vaatama, et kuidas see siis, kas meil on ka ressursid selleks, et noh, selliseid reklaamkampaaniaid teha või siis muid tegevusi finantseerida, et see oleks saavutatav, ehk siis väga tihti omanikud tahavad väga ambitsioonikaid eesmärke, aga nad ei ole realistlikud, see on üks põhjus, miks on vaja kaasata ka eesmärkide osas ikkagi meeskond. Ja, et selles mõttes ma ise olen ka kuidagi, kui ma olen neid ambitsioone seadnud, siis ma olen ka nagu müügianalüüsiga pikalt ka tegelenud, müügianalüütikuna paar aastat töötanud ka Toyotas ja et siis kuidagi need ambitsioonid tavaliselt siuksed, see realistik on minu mõttes see smart, mingi targeti asi, eks on see realistiku osa, et ma üleüldiselt olen näinud, et tavaliselt jäävad ikkagi aasta lõikes hüpe jääb siuke +10, +20% vahemikku pigem siuke realistlikum, et need, kes startupilikult kohe kõik korda 2 ja lineaarne kasv ja noh, saab, see on võimalik võib-olla mingite kulude või reklaamiraha kulutamisega, aga samas jah, et need realistlikud eesmärgid nagu kõnetavad ka oma tiimi nagu selgemalt, kui öeldakse, et okei, et panime mingi hullu eesmärki ja nüüd me kõigi selgrood murduvad ja siis äkki juhtkond vaatab, et oi, miks kõik töölt ära lähevad suure hooga, eks ole. No keegi ei usu esiteks sellesse, teiseks, et isegi kui seda mingil moel saavutatakse, siis kas selleks on nagu vahendid ja kas inimressursid ja üldse see süsteem ja struktuur sellise skaleerimise lubab, et võib-olla startupides osati on see võimalik. Why not, et kui need on täiesti automatiseeritud lahendus, Elon Musk vaidleks meiega, et võiks olla suuremad. Aasta pumpavad 2, üle-järgmine aasta pumpavad 3, et noh, et siis lähebki. Aga jah, ma ütleks, et jah, 20% tundub siuke realistlik, noh, kui paned nagu 30% mingit kasvu, siis on nagu ambitsioonikas, noh, on veel võimalik, aga noh, ma ei ole ka näinud. Tegelikult, kui võtad mingi liitintressi printsiipi, et kui sa teete selle 23 aasta jooksul ära, siis võib-olla isegi toimub see 50, nagu noh, teoreetiliselt, eks ole, et kui see kõik, noh, see vana hunnik paisub suuremaks ja kui see omakorda kasvab, siis ongi meil selline tore kasv võib-olla isegi 3 aastaga, kui me selle asemel nagu 1 aastaga nagu hullult. Ma isegi mäletan ka, et noh, et kui see need pikaajalised targetid, siuksed nagu noh, 2 aasta kaupa pannakse nagu pigem paika ka, et siuksed noh, pikaajalisemad vaated, et multi-year. Ja vaata, sina rääkisid ka, et noh, eesmärgid ja mõõdikud on ju, noh, ikkagi erinevad asjad, aga käivad koos, et aga võib-olla siin veel tahtsin küsida, no siin on mingid fanatismid ja usud teatud mõõdikute ja üldse nagu eesmärgide vormistamise süsteemidele, et meil liiguvad siin goal'id läbi, siis on balance scorecard, siis on meil mingid OKR-id, siis on meil KPI-d ja siis on igasugused muud asjad, SWOT-id ja nii edasi. Et mis sa ise tajud, et no ma ise on tundnud, et minu jaoks on tööriist, ma vaatan alati, et see on mingisugune
whatever, nagu teenuse disainis on tööriistakastid, mingid kanvased või value proposition kanvased või klienditeekonna kanvased, et minu jaoks klient ütleb, et üks klient ütleb, ma tahan teha goal'ide ja KPI-dega asja, ma ütlen fine, ma ei pressi talle OKR peale, teine ütleb, et ma tahan OKR-idest teha, ja siis ma ei pressi talle neid mingit KPI kesksemat asja nagu peale, et noh, mis su enda nagu kogemused, kuidas nende erinevad, natuke mingi usuteema mul tundub seal. Ja ma arvan, et üks minu suurim õppetund oligi see strateegia loomisel enda mõõdikute ja mõõdikute süsteemidega, me oleme OKR teinud, me oleme KPI teinud. See oleneb väga palju sellest, mis on selles konkreetses ettevõttes nagu väärtustele, kultuurile nagu sobituv. Sest me võime neid uhkesid tööriistasid tuua ja siis nad garaažis selle vedelevad täiesti mõttetu. Punane raamat riiulis, nagu öeldakse. Jah, et koristaja vahel pühib tolmu. et oli üks reklaam, kus iPadi peal üks vana härra lõikas midagi. Leiba. Et sellel ei ole nagu väga mõtet, et kui me oleme kehtestanud ja pakkunud selliseid süsteeme, kus reaalselt organisatsiooni muutus ei toimu ja lisaks need eesmärgid või see süsteem ei sobitu olemasoleva süsteemiga, et see on ka teine asi, mis ma olen märganud, et on siin mõõdikud, seal mõõdikud, aga omavahel ei ole nad seotud, ei loogiliselt ega mitte kuidagi ja siis kõik tahavad ju viia nagu personaalsete eesmärkideni välja, et see just sidumine näiteks Eesti, meie riigis on nagu ka erinevad riiklikud arengustrateegiad ja tegelikult nad kuskile ühte kohta ei kanaliseeru, et see on väga keeruline ja peaks lähtuma ikkagi mingi loogiline lähenemine võiks olla, mis ei tee elu keeruliseks, mis reaalselt toimib. No ja mul ka meenub üks, ma võin see video kuskilt võib-olla üles otsida, see oli mingi Harvard Business Reviews, aga seal oli ühest USA mingist suurest tippjuhist ja ta käis ringi mööda, mingi tootmislogistika teema oli vist suurem ja siis ta käis mööda töötaja, küsis, et okei, et lisaks sellele, et sa siin palka teenid, nagu meie juures, aga miks sa siin töötad? Ja siis oli nagu, ta oli suure šoki, et nagu inimesed ei saanud aru, nagu, et oota, mis, ma teenin raha ainult ju. Ja siis ta, siis ta hakkas ka nagu sisemist seda meeletult üle kommunikeerumist, et miks ettevõte üldse eksisteerib ja kõik asjad ja need eesmärgid nagu ja siis inimesed nagu siis lõpuks said ja siis põhimõtteliselt tõmbas pastaka pealt välja tõmmatav nagu väike lipukene, vaata siuke käib rulli nagu see ruloo pastakat, et sinna peale pani siis mingid siuksed pastakad tegi ja seal oli kuskil 5, ma ei mäleta, kas mingi 5 või 10 punktiga olid nagu, et mis on nagu ettevõtte eesmärgid ja siis just kuidagi, et inimesed ise siis nagu leidsid, et millised nendest neid kõnetavad ja siis nad kuidagi läksid nendesse tiimidesse rohkem, mis neid kõnetavad ja siis see läks nagu hästi kihvtilt ja orgaaniliselt käima, et see oli nagu päris huvitav vaadata, et nii saab teha ka. Ja ma arvan, sul on õigus, et paljud ettevõtted, kui sa küsid, et miks te eksisteerite, siis me müüme neid asju, selles mõttes, et see on strateegia nagu üks baasasi, et visiooni loomise puhul, et miks me seda teeme, miks see on kellelegi vajalik, miks me oleme relevantsed, miks meie erised oleme. Just, sest siit saab neid igasuguseid asju igalt poolt osta ja me näeme kusjuures, et viimasel majanduslikult Kantar Emor ka teatas, et kuidas inimesed, ettevõtted, turundusjuhid nagu kulutavad turunduse peale, et see suund on nagu väga taktikaline, sest kui on rasked ajad, kõik teevad neid soodkampaaniaid, keegi väga brändi ei taha nii palju investeerida, miks me oleme, miks meid valida. Ja siis toimubki selline brändi hajumine, et inimestel ei ole nii palju lojaalsust, sest ka soodukat on igal pool, ma näen sinna, kus soodukas on ja tegelikult kui minna nende soodukate peale, mitte nagu brändi peale liiga palju või jätta see unarusse, siis ei olegi sul lojaalset kliendibaasi, kes lihtsalt hüppavad ühelt rongilt teisele. No ma kuidagi kangestub, mul näiteks meeldib väga Sportlandi järjepidevus, et kuidagi, ma vaatan ka neil, siin kõrval on poekene neil, et väärtus on ukse peale, et umbes, et nende missioon on see, et nad kuidagi inimesed oleks nagu tervislikumad, liiguks, et paremaks elada, on ju. Aga nende bränding kogu aeg töötab selle, et kuidagi, et stiilis, et me oleme lahedad või influencerid ja kõik seal käivad, nii seal on nagu erinevad
no nii nooremad kui ka siis vanemaealisemad treenerid, et kuidagi, et nagu see, noh, ma ei tea, kas see influencer coolness või mingi sihuke asi seal aura ja siis sa vaatad nagu Rademar, et Rademar ja sihuke, et et meil on nagu kuidagi nende ultra- ja maratonlastele, et meil on nagu kõik mingi equipment olemas, et meil on nagu teenindame neid nagu, kes jooksevad siin maratoni ja ultrasid ja asjad, me nagu keskendume nendele ja siis lõpuks jõuad mingi Sports Directini, et meil on odav. No see on ka eristumine, aga mul on Sportlandi osas kahjuks, ma olen ka kallutatud, Henrik Kruusel, tšau, väga tublit tööd teete, jätkake samas vaimus, näha, et toimib. Jah, et selles mõttes, aga noh, see ongi see, et kui sihikindlalt selle brändi kasvatamisega nagu tegeletakse, et nagu sportlad, okei, et meil on need cool'id kõneisikud ja noh, ma ei tea, osta meilt siis cool stiilis asi. Ja e-pood töötab ka väga hästi. Ja me tegime neile kusjuures UX auditi siis mõni aeg tagasi, et saime selle ilusasti rööbastele jooksma, et selles mõttes, et Henri Kruuselit ja tervitan. Aga mis sinu asjad veel aitavad, ütleme, strateegia loomisele kaasa, et me nüüd seal tiirutasime nagu selle miks küsimuse ümber natukene, et võib-olla sealt ringist veel välja astuda, et kus see heavy lifting alguses nagu toimub sinu arvates? Kõige suurem heavy lifting on kasutada relevantseid andmeid ja alustada sellest analüüsist ja valida relevantsed raamistikud, et konkreetse äriprobleemi lahendamiseks on ju, et kui sul ei ole adekvaatseid andmeid ja erinevateks, kas tootearenduseks on ühed andmed olulised, on ju piloteerimiseks on teised, aga et kvaliteetsed andmed, siis siin kõik hakkab nendest, sest kliendi tundmine, jällegi meie see tarbijauuring annab juba väga hea ülevaadet inimeste hoiakutest, seal nagu küsitakse mida iganes inimestelt, et me saame neid erinevalt segmenteerida, grupeerida, et me teame, mis nad nagu tahavad, aga see ei välista, me tihti tellime uuringuid konkreetse brändi jaoks, et konkreetse ülesande jaoks ja sealt nagu tavaliselt nendest uuringutest tulebki välja, kus need kitsaskohad on, mida ettevõte ise ei näe ja ei oskagi näha ja igasugused tegelikult minu jaoks rahvusvahelised benchmarkid on hästi oluline infokanal või siis ükskõik missuguste kampaaniate või strateegiate planeerimisel, et mis on töötanud, mis ei ole töötanud, miks meil on vaja kolistada neid ämbreid, mis keegi on juba teilinud. Ehk siis väga tihti nagu neid asju ei arvestata või ei arvesta ka, et kui struktureeritud see protsess on ikkagi, et strateegia loomine on ju, et mis on need etapid, kuidas neid kommunikeeritakse, kuidas kõik on kaasatud sinna. Ehk siis minu arust see nagu, kui see protsess on süsteemne ja see on korduv, siis see saab olla ka tulemuslik, et me saame vaadata, kas see oli tulemuslik või mitte midagi muuta. Ja mõõdetavad eesmärgid ja vastutajad, et minu jaoks strateegia loomine on üks asi ja ma olen teinud neid ja siis ma tean ettevõtteid, kellel strateegia loomine on jäänud sahtlistrateegiaks või strateegiateks, mida kirjutatakse 3 aastat ja kunagi ei lõpetata. Ehk siis liiga palju. Et see on osa organisatsiooni muutusest, selle strateegia nagu ellu viia ja muuta siis teostavaks ja kui see osa on puudu, siis väga raske midagi saavutada. Üks kihvt asi, mida ma siin kuulsin ja nägin, et meil on Eestis mitmed suured koolid, kus on, ma ei tea, mingi 1000 õpilast. Ja neil on siuke huvitav hierarhia, et on koolidirektor ja siis on tiimijuhid või midagi taolist. Ja tiimijuhid on täitsa tavalised õpetajad, aga nad siis mingit valdkonda asja siis nagu tšempionid mõnes mõttes mingi valdkondliku strateegia eesmärkide eluviimiseks. Ja selles mõttes on päris huvitavalt üles ehitatud, et nad otsa alluvad direktorile ja siis ja nemad teavad, et ütleme, et kui nemad on need spetsialistid, kes infot vahetavad või projekti juhivad strateegia siis loomises või elluviimises, siis nad teavad, et see patroon on hästi tugev nende taga. Ja siis ma olen nagu ühes väga, väga suur ettevõttes, kus oli meil 30 keskastme juhti või midagi taolist ja siis seal oli ka väga suur strateegia muutus. Ja neil oli siis ka nii, et tegelikult
noh, kui jagada sellisteks valdkondadeks või sellist, et strateegia loomise, elluviimise tšempionid mingid teemade kaupa, siis ei olnud mingid osakonna juhatajad tasandil, vaid pigem olid siis mingid tippspetsialistid, kes olid põhimõtteliselt karismaatilised ja niisugused nagu eeskujuks teistele. Aga siis nii kui nad nomineeriti, kohe öeldi ka, et noh, et kes neid nagu backib, aga see oli ikkagi see, et see oli väga lahe, et see, kes siis nagu juhatuse liikmetes neid nagu backis või stiiris inglise keeles siis noh, juhtis või niimoodi, et siis ta oli ikkagi sellises nagu patronaaži rollis, aga need tšempionid olid kohe jällegi otse nagu tegevjuhi, noh see, noh tegevjuhi juures oli ka nagu strateegia office või mingi siuke, aga päris huvitavalt oli ehitatud, et ei olnud ehitatud ainult nagu osakonna juhatajate peale kogu see valdkonnad, elluviimise rakutused või teemad või silod võid kutsuda ka, vaid oli siis ehitatud selliste võimekad teistel eeskujuks kogenud karismaatilised tegelased ja kes siis nagu veavad, et mis sinu kogemus, oled sa näinud midagi sellist? Mulle tundub, see on väga äge süsteem. Ma olen näinud, kui ühes IT-ettevõttes, et neil olid ühes suurettevõttes, nad olid hästi valivad oma partnerite suhtes, kes siis läbi nende tehnoloogia siis organisatsiooni nagu digimuutust teevad ja siis see partneri valideerimine oli siiamaani, et noh, nii eelarvemahud ja kõik, et kes sobiks nagu meile partneriks, kellele me oleks nõus raha eest oma tehnoloogiat andma ja neid koolitama, kui seal ei oleks neid champione, ehk siis inimesi, kes organisatsiooni siseselt usuvad, veavad, räägivad, preachivad ja siis nad ei pruugi olla ka see kõige, noh, CEO, see võib olla keegi teine inimene, kui selline inimene ilmselt on puudu. Nendega olla, see on nagu nad väga hoolikalt valikud. Et kui seda inimest ei ole, kes usub sellesse 100% ja ise kogu aeg räägib sellest teemast ja seda ei juhtu ja teiseks inimestel on väga erinevad skillsetid tänapäeval. Meil on töötajaid, kes on fotograaf või siis lisaks meedia planeerimisele või kes on mingi tippsportlane, et see on võimalus läbi nende rollide just elluviimise osas, läbi liidide või cheerleaderite pakkuda neile, nad vabatahtlikult võtavad seda teema vedada ja nad teevad seda nii veenvalt, nii südamega, et see reaalselt mõjub. Ma arvan, see just mis kõidab. Ametijuhendi muudatus ka loomulikult, et sa oled selle mingi teema champion või midagi taolist. Aga kui see on nagu rohkem nagu vabatahtlik, inimestel nagu on õigus ja võimalus, ta võtab nii palju autoriteeti selle teema üle ja siis ta tunneb ennast palju õnnelikum ka. Just. Ja tegelikult ma olin Toyotas ka mingi siin 10 aastat tagasi ja seal oli täpselt sama teema, et teatud asjadele võeti need teema championid, kes olid just hoolikalt valitud nende sellise jälle kompetentsed, arvamusliidrid, karismaatilised, et et kõik need checkboxid oleks tehtud, et alati need osakonnajuhid või valdkonnajuhid, tihti on nad kuidagi, ma ei tea, nad on nagu infotöötlejad mõnikord rohkem, country managerid ja asjad, et nad alati ei ole nagu sellised vedaja või siuksed eeskujuks võib-olla, aga jah, et see on nagu oluline. Aga mis asju tasuks vältida strateegia loomisel või mis on nagu sinu siuke do's and don'tsi poole peal, et mis on don'ts. Kui strateegia sünnib 2 inimese panusel, siis see on failinud strateegia. See on juba nagu Titanic. Me mõtlesime ära üleval. Et eriti kui Titanicu-laadses organisatsioonis see juhtub nii, see on katastroof. Sest inimesed ei võta, esiteks ei ole ära kasutatud kogu organisatsiooni nagu teadmine ja teadlikkus ja nende mõtted ja ideed, nad ei tunne ennast kaasatuna ja siis nad ei taha pärast nendele eesmärkidele poole nagu püüelda, kui nad ei ole nende poolt pandud. Siis teine don't ära ignoreeri organisatsiooni nagu tegelikke võimekusi, nii puudutab nii ressursse, et tahad saada number 1 turul, aga sa ei ole valmis ei investoreid leidma, ei investeerima ise nagu kas või vastava summa turundustegevustesse, inimesi ei ole nõus palkama, aga tahad nagu sellist, et see ei ole nagu realistlik ja ka inimeste võimekus ka, kas see organisatsioon skaleerub nii palju, siis kui mõõdikuid ei ole, on ju, et või sa ei mõõda, mõõdikud nagu eesmärgid on olemas, aga sa ei mõõda, kas
kas see nagu liigub sinnapoole, et väga tihti just see osa jääb tegemata ja siis kui me ei saa teada, kas meil on õnnestunud, kuidas me üldse saame näha, et mis töötab või mis ei tööta. Kui tulemused on kehvad, siis kõik need parandame koostööd, tõstame tõhusust, teeme siukseid soft, klišee, mis on täiesti, igavad, generic, ehk siis ChatGPT genereeris sisuliselt nagu neid siukseid asju, et see ei ole mõtet ja minu soovitus kindlasti strateegiliselt mitte taktikale, ehk siis need eesmärgid ei saa olla nagu lühiajalised, tegevused ja mõõdikud saavad, aga eesmärgid nagu võiksid olla paar aastat ideaalis. Jaa, paar aastat ideaalis, et lähme trenni, et lihas kohe ei hakka kasvama, hakkab võib-olla teise aasta peale kasvama, et nagu tuleb oodata. See vesi, mis tilgub kivi sisse, lõpuks teeb augu, on ju? Siis väga tihti ettevõtted, kes on päris mugavalt turul, teisel positsioonil, kolmandal, et ikka turumahus, siis konkurentide dünaamikat nad väga ei taha arvestada, et me oleme nii suured, et midagi ei juhtu, et kõik on nagu hästi, aga siis Nokia case nagu nokib neid või see, mis see oli, keda Netflix üle võttis. Et tuleb arvestada ja viimane punkt ongi, et üks kord ja valmis ei ole see, mis puudutab strateegia loomet, et trendid muutuvad, turg muutub, organisatsioon muutub ja sellega muutub ka strateegia, on ju, et see on elav dokument. Et selles mõttes ilma naljata, me viime ka neid strateegiapäevi siin läbi paar korda aastas klientidele. Ütleme, et meil on lihtsalt ka üldstrateegia või nagu juhtkonna tasandil lisaks turundus ja müügi ja brändingu omadele, aga ikkagi selline, ma näen selline strateegia ülevaatamine, värskendamine, mul tundub on siuke parimatel tegijatel, ma arvan, 3 korda aastas isegi mingi, ma arvan, et vaadatakse siuke mai-juuni enne jaani need asjad üle kuidagi, varem, parem siis mais juba, siis ma olen näinud, et tehakse kohe septembri lõpp, oktoobri algus midagi ja siis ma olen näinud, et põhimõtteliselt siis lükatakse aasta käima siis mingi gala jaanuar-veebruaril asjadega ka. Et siukest näitab nagu kõige, kes me siin vaadanud, tublimad tegijad ja siis ma olen ka näinud, kus pannakse korra aastaks paika ja ongi kõik, ongi kogu muusika ja siis vaadatakse uuesti järgmine jaanuar üle. et ongi need äärmused, aga võib-olla ma ise võib-olla kuidagi näen ka, et rõhutaks see sisekommunikatsioon või kuidagi kõlab totakalt nagu selline sisepropaganda, et ma olin nagu Toyotas 10 aastat tagasi ja omakorda olin 10 aastat ja seal oli vahepeal see, millise intensiivsusega nad kogu aeg rõhutasid oma neid 4 põhiväärtust. Nad rõhutasid seal, iga aasta oli neil see miks nagu uuendatud. Ja see käis nagu, nii nagu veidrad, ma ei tea, mingi Euroopa mingisugune, ma ei tea, mingi müügijuht saatis mingisuguse infomeili põhimõtteliselt ja siis kuidagi seal lõpus nagu rääkis nendest väärtustest. Ja siis mõtlesin nagu, et see läheb juba nagu, et nagu over, siuke, nagu üle mõistuse, liiga palju üle kommunikeerimine. Aga siis mida aeg edasi ja käisin ka seal eelmine aasta mingi Harvardi strateegia täiendkoolitusel ja üks õppejõud Arain, te võite guugeldada ja seal ta rääkis nagu, et kui oluline on kogu aeg see nagu, just nagu see miks ja eesmärkid on nagu meeletu üle leierdamine, et kui nad kõige tugevamad nagu tegelikult teevad seda ja need, kes on nagu, kellel õnnestub seda, nad teevad seda. Ja sama see pastaka näide, mis ma alguses rääkisin, et ma ei tea, seada brändingu spetsialist ja kommunikatsiooni oma, et sisekommunikatsioon ja kõik asjad, et mis suu tunne on? Võib kommunikeerida seda läbi e-mailide, et meil on siuksed väärtused, aga ma leian, et tegelikult need töötoad, et ma ise teen neid turunduse brändi vallas ja kampaaniate vallas, nüüd tahame nagu ka teha seda, et see on palju parem viis, kuidas kogu meeskonda sellest informeerida läbi selle tegevuse, on ju, ja läbi selle, et me mõtleme koos seda nagu läbi ja sest
inimestel ei teki nagu sügavamat arusaama sellest, et mis on, me oleme uuendusmeelsed, noh, mida see tähendab minu jaoks konkreetselt, minu nagu töölõigus ja kokkuvõttes, mis juhtub, kui inimesed ei noh, see ei ole nagu, message ei ole nagu kohale jõudnud, siis juhtub, et ma olen ka selle London Business Schoolis tegin ühe kursuse, mis oli Brand and Business Alignment, et siis väga põnev, et juhid ja brändijuhid nagu teavad, et miks me teeme ja mis on meie väärtused, aga kui see inimene seal nagu lõppstaadiumis ei ole kursis, siis tekib väga suur ebakõla, sest reklaam ütleb ühte, aga see teenindaja seal teenindussaalis teeb absoluutselt teist ja tekib miinusmärgiga kogemus, kliendi kogemus tervikuna. See on väga kõige ohtlikum asi minu arust. Mul Toyotal oli ka päris pull, neil oli näiteks uus toode tuli, tooteesitlus, noh, nagu kõigepealt koolitatakse inimesi ja siis lõpuks esitlus jääb ka nagu, noh, edasimüüjad, mis iganes, Lätis, Leedus, väiksemad retailerid, neil jäävad nagu esitlus tekib nagu alles. Aga nemad tegid nagu slaidi põhjad niimoodi, et näiteks, et sellel autol on nüüd mingi uus omadus ja me nagu tekitasime meie selle väärtuse põhjal selle uue omaduse. Nagu ja kuna need väärtused ja fookusteema on nagu investoritele teada, kuna see on nagu aktsia börsiettevõte on ju, et see on nagu avalik info ja see on väga kihvtilt näha, et vahet pole, kas sa võtad need selle aasta eesmärgi ja väärtused nagu investorina saad teada või sa oled seal mingisugune eesliini müütsin mingisugust Toyota Land Cruiserit on ju ja siis lisasime autole selle omaduse, kuna see matchib meie selle väärtusega nagu jaa, see on powerful, kui nii tehakse. See on kõrgem pilotaaž, aga jah, et parimad teevad nii, jah. Aga nüüd natuke vist kompasime ennem ka, et see strateegiapäevad, noh, on erinevaid strateegiapäevad, on üks hetk, korjame kokku, tellime meeskonna mängu, jookseme metsas ringi, ronime seiklusrajal ja siis juhid räägivad terve päev laua otsas, siis mis tehtud, mis plaanis. Ja neil ülikonna asemel on kampsunid seljas. Raalised eesmärgid, jah. Jah, oled olnud sellistel või? Olen. Ups. Aga meeskonnamängud on tehtud. Meeskonnamängud olid kõik tehtud, metsas on ronitud. Lõuna oli rammus. Kuidas sa teadsid? Kas see on mingi tüüp? Liha ja kartulid, lõuna oli rammus. Ja olen sellistel käinud, et... Ja siis said kella 1-5 said järjest. Jaa, liiga palju alkoholi. Ja lõpus oli loomulikult saun ja alkohol. Et ja olen sellistel küll käinud, et ma ütleks, et strateegiapäevade või üldse nagu ükskõik mis strateegiapäev, et kujuta ette, et saad ajas rännata tulevikku, et teada saada, kas su idee tõuseb lendu. Disainisprindiga saad luua vaid 4 päevaga uue digitoote või teenuse kontseptsiooni prototüübi ning valideerida seda lõppkasutajate peal. Vaata lähemalt futurist.ee. Esiteks, ma ei soovitaks organisatsiooni enda inimestel seda kunagi korraldada. Mitte sellepärast, et nad ei saaks võib-olla sellega hakkama, osad ilmselt saaksid, kui see ei ole nende põhitöö, ma ei soovitaks. Sest esiteks nad ei saa siis selles strateegiapäevas ise osaleda. Ja väga tihti turundus või siis ärijuhid peaksid osalema aktiivselt selles strateegiaprotsessis, mõtlema kaasa. Ja lisaks, see programm, mis sa ütlesid, et see ei ole strateegiapäev, see on nagu, me ütleme teile, mis me järgmise aasta... Väljasõit. Jah, et see on nagu team building, whatever, aga see ei ole nagu... Ei, aga ikkagi räägitakse neid strateegilistest eesmärkidest, räägitakse, kuhu me jõudnud oleme ja see kõik nämmutatakse üle, sisekommunikatsioon ja sama pastakas, mis ma enam rääkisin, teoorias. Jah, aga kas inimesed on engaged? Aga kas nad viitsivad 4 tundi kuulata? Ja kas ma olen olnud sellistel, kuidas 3. tunni peal pakitakse kokku, et ma pean laste trenni järgi minema. Mina isiklikult olen osalenud sellistel, aga ma ei ole ise selliseid korraldanud, et meil oli ikkagi nagu brainstorming, team building, kõik panevad oma ideid lauale, hääletame, valime, teeme, kõik see fun asi. Jah, täpselt. Okei. Aga mis sinu arvates on hästi korraldatud strateegiapäev? Väga tihti alahinnetakse, tundub, et see on ühepäevane nagu töötuba, et see strateegiapäev, mis seal ikka
tegelikult see eeltöö, mis enne seda on, et infot koguda, et ette valmistada need harjutused, sest organisatsioonid on erinevad, tiimid on erinevad. See väljaspoolt facilitaatoritel on nagu väga palju tööriistu selles kastis, et kust võtta ja panna kokku see programm, mis ja selleks, et aru saada, et mis see on, kommunikeerida kõikide võtmeisikutega, nendega kõikidega seda aega kooskõlastada, teemad kooskõlastada, et see võtab, no ma ei tea, kui palju sul võtab, mul ikka võtab paar päeva nagu... Paar päeva võtab aega, jah. See on nagu teatrietenduse, ma arvan, lavastamine. Mõtleks niimoodi, et see strateegia on teatrietendus, aga ees on proovid ja kõik need nagu väiksemad grupiarutelud, jälle teematiimijuhid või valdkonnajuhid. Suuremad organisatsioonidega on vaja intervjuud läbi viia enne, et see ettevalmistus on selle asja võti, et see ei ole niimoodi kokku visatud, mida iganes teeme ja siis see üritus ise ja siis pärast ka järeltegevused, et hästi korraldatud strateegiatuba on läbi mõeldud töötuba, et kui keegi on seda juba teinud, siis me ei lähe ju hambaid parandama nagu ükskõik kuhu, me tahame nagu arsti juurde minna, hambaarsti juurde ja kui meil on proteseerimise probleem, me läheme nagu konkreetse arsti juurde, sest siis me teame, see säästab väga palju aega, seda ressurssi, sa saad ise osaleda turundusjuhina või tootejuhina selles protsessis, kaasa rääkida, siis sul on keegi neutraalne, kes juhib ja suunab seda projekti, sest väga tihti see, kuidas me nimetame seda group thinking või siis juhi autoriteet sõidab üle kõikide teiste... highest paid person with opinion. Jaa, sõidab kõikidest teistest nagu üle ja see ei anna inimestel nagu võimalust avaneda või tuua, eriti nagu vaiksematel inimestel, kel on tihti väga palju häid ideid, just tuua oma ideed lauale. Ja selleks peab olema selline neutraalne keskkond, kus on võõras inimene. On nagu vaata peretüli nagu, et peretülid vältida, on vaja see mediaator sinna vahele, professionaal. Ja siis kõik on nagu rahulikum ja stabiilsem ja siis kohe saab ka konfliktsed olukorrad. Ma olen oma töötubades näinudki, et üks juhatuse liige nagu tahtis panna üks mitte toimiv rahaliselt osakond kinni, aga teine juhtis seda osakonda ja ta ei tahtnud, et seda kinni pannakse. Aga seal olid veel paar nagu juhti ja siis, kui me rääkisime sellest probleemist, et ikkagi kõigile sai selgeks ja nad hääletasid seda, mida varem nad ei ole suutnud teha nagu keskkonnas, mis ei olnud nagu neutraalne ja väga puust punaselt nagu müüginumbrite kõik faktid nagu ette pandud. Et see on see erapooletus ja kompetents on nendel, kes strateegiapäevi nagu läbi viib, päris lai. Et kuidas sina näed, mis on see sinu nagu meie ka, nagu ütlesin, et meie Bread and Butter Futuristis on ka, vähemalt eelmine aasta oli kõige suurema käibega siis strateegiapäevad läbiviimine ja ma ausalt öeldes, et pigem viiakse läbi strateegiapäevad võib-olla rohkem nagu selle elluviimise alguses äkki või, see elluviimisel on ka mingisugused faasid, et seal lõpus võib juba agiilsete metoodikatega nii-öelda see, kuidas poolele minna, näiteks disainisprindiga, aga alguses ikkagi paika panna need mingisugused mõõdikute asjad võib-olla ja ma arvan, et kuidagi ikkagi anda võimalus välisfassilitaatoritele, loomulikult neil tehakse konfidentsiaalsuslepingud ja neil on tõesti väga suur kogemus nagu teiste ettevõtte strateegiapäevad läbiviimisel ja ma ikkagi võtaks see minu meelest see heavy lifting või see raskekaal on selle eeltöö poole peal ja ma arvan, iga teine strateegiapäev, mida Futurist läbi viib, meil on ka ikkagi organisatsioonis rääkisid, et on see mingi huvide konflikt või on mõnikord läbi põlenud tiimid, kellel see veekeet ja ventiil nagu viliseb nende jaoks päris tugevalt, aga mida võib-olla ja kuidagi teha nii, et see ventiil viliseks enne strateegiapäeva ära, mitte seal koha peal. Ja siis, kui need asjad nagu radarisse varem saada, siis saab tegelikult faciliteerida jälle sellised kooslooma arutelusessioonid, kus tinglikult mingi teatud väljakutsed pannakse seinale, aga siis meie see go-to lähemine on disainmõtlemise või disainsprinti metoodikatega, mis tegelikult üldiselt küsib küsimus, meil on probleem laual, et kuidas teha nii, et see probleem ära lahendada ja siis kõik on nagu ikkagi avatud kuulama võimalikke lahendusi ja hääletama ja prioriseerima. Et selles mõttes jah, et see eeltöö poole, et ma ise ütlen, et üks strateegiapäev meie jaoks ka siuke 2-3
tööpäeva või 6 poolikut tööpäeva minugi pärast ka nagu eeltööd ja siis on mingid järeltegevusi, kus ära dokumenteerida ja jällegi nüüd klientidele, et okei, et kas meil nüüd järgneb su see change management või muutuste juhtimise nagu teema, et mis tööriistu või propagandamaterjali me selleks vajame või mitte. Mõned jälle piirduvad, et okei, et meil siin inimesed siis no minu meelest väga äge oli ka ühe suure ettevõtte strateegiapäev, neil tegelikult oli see strateegia paigas ja neil oli ka eesmärgid, aga nad tundsidki, et meil on üle Baltikumi operatsioon ja kõik ei lähe kaasa sellega. Noh, nad nii palju on signaale, et need, mis te kirja panite, et valdkonnad on selged, kõik on selged, aga kuidagi ei kõneta ja siis tegelikult ju kogu strateegiapäev Baltikumi, mis seal oli ka 20+ juhti, oli selleks tehtud, et võtta need samad eesmärgid ja sõnastada neile söödavamaks. Lendas täiega. See on kõige olulisem. Just, ja see oli nii äge. Ja see just ei olnud mingisugune kiire salts või mingi toka, täitsa tavaline eesmärgi nagu nendele söödavamaks sõnastamine ja selgemaks ja läbi arutatud ja oligi purgis. See oli väga äge. Ma ka leian, et see säästab nii palju ressurssi. Tegelikult, rahalist ressurssi küll, aga samas sa saad nii olulised protsessid ja etapid läbida koos tiimiga ühiselt fookuses, võttagi see aeg, et tegelikult see säästab seda aega meeletult. Täpselt, ja see oli nii kihvt, et tippjuht kuulas, tahtis olla osaleja, tahtis kaasa üüründata, tahtis näha, kus inimesed üüründavad, et see on nagu väga-väga kihvt. Aga kui tihti sinu arvates siis peaks strateegiapäevi tegema, et ma nagu ütlesin siuke tublimad teevad siin 3 korda aastas, a la jaanuar, võib-olla mai, võib-olla, ma ei tea, septembri lõpp, et mis sul tundub? See oleneb eesmärkidest, kui meil on mingi äristrateegiast, siis vähemalt korra aastas. Eelarve planeerimine on erinevates firmades, kui on nagu Baltikumi ettevõtted, siis on nagu veelgi. Ja et globaalstel ettevõttel nagu seda enam, et neil on väga erinevad etapid ja jumal tänatud, muidu me ei jõuaks kõikidele neid tüüptubasid teha ja tööd. Kui vahetub turundusjuht näiteks, kui vahetub juhtkond või ärilised eesmärgid, kui on siuksed väljaspoolt tulnud olukorrad, COVID, mida iganes see võib olla, on ju, mingisugune kriis, kui mingi tooraine ei ole nagu saada enam. Mingite... Trump laamendab. Keegi laamendab ja siis näiteks see ärimudel ei tööta enam. Eks siis asjad lendavad siis loogilised kohad, kus neid teha. Stabiilselt vähemalt korra aastas, aga need töötubasid, mida meie pakume, et nad võiksidki olla nagu turundusstrateegia paika panemiseks ja selle ülevaatamiseks, aga siis võib ka erinevaid kampaaniate jaoks neid samu töötubasid teha, on ju, et me mõtleme terve aasta kampaaniad nagu välja läbi erinevad asjad, et see on nagu väga loomepõhine, nagu loova ja meedia nagu kokkusobitamine, andmete baasil ja kõik koos, seda saab teha nagu nii palju nagu vaja, aga ja siis mõnedel ettevõtetel on tegelikult aasta kokkuvõtted, ehk siis detsembris nad tahavad teha midagi, et järgmist aastat planeerida ja siis seda aastat kokku võtta, ehk siis tagasi vaatavad siuksed harjutused. See on väga hea nagu teha seda regulaarseks tegelikult. Väga äge. Aga nende nippide ja vihjetega täna lõpetame. Aitäh kuulamast. Saates olid siis Andres Kosti Futuristist ja Anna Kuulmann Tentsust. Ja uute kuulmisteni. Lehva. Tšau. Kui sulle saade meeldis, siis jaga julgesti. Saade on järelkuulatav Apple, Spotify ja teistes podcastide rakendustes ning YouTube'is, kus leiad kõik varasemad episoodid. Lisaks loe ka meie blogi futurist.ee veebis. Kui sul on mõni teema, mida kindlasti tahaksid kuulda või külaline, kes sind huvitab või soovid hoopis ise kogemust jagama tulla, siis võta minuga julgelt ühendust andres@futurist.ee. Aitäh, et kuulasid ja kohtumiseni järgmises saates!